Aastane tegevuskava Jutt-selkäärkonna ehk kõrekaitseks on kinnitatud ja paika pandud. See Eesti üks väiksemaid kahepaikseid seest, aga üsna palju kõrinat meenutava häälega tegelane on Lääne-Eesti rannikul ja saartel olnud üsna tavaline kevadhääl. Kas ka järgmisel aastal võiks see nii juhtuda, et kui Lääne-Eestis kuskil ringi kõndida, siis kõre vali hääl kõrvu kostab? Hanno Tsingel, Keskkonnaministeeriumi eluslooduse põhiüksuse nõunik. Palju meil neid kõresid veel on? Tere! Täna on tõesti teada ainult 15 paika Eestimaal, kus kõre veel elab ja sigib. Ja võrreldes sellega, mis meil oli 50-70 aastat tagasi, kus tõesti läänerannik, saared kõrisesid kevadeti, seda meil täna ei ole. Tegemist on elulaadi muutusega, rannaniidud, lahtised liivikud randades on vähenenud, kadunud ja sellega koos on halvasti käinud ka kõrekäsi. No ega inimene väga oma tegevusareaali ja tegevuskavasid ju kitsendada ei kavatseks. See 5-aastane tegevuskava, on sellest kasu? Võib see tekitada siis olukorra, kus me 5 aasta pärast neid kõreasurkondi on tõepoolest rohkem või tegelikult tehakse suhteliselt tühja tööd, et kõre kaobki Eestist? Kindlasti ei tehta tühja tööd, sest kui me räägime liigist, siis liiki saab kaitsta ikka ainult läbi tema elupaiga. Ja sellesama Jutt-selkäärkonna koduks on siis samad rannaniidud, samuti lahtised liivad, loopealsed. Ehk siis paljuski ikkagi just nimelt need samad kooslused, mida traditsiooniliselt, mis on sajanditega kujunenud ja üsna kiirelt kadumas. Ja sellega seoses saamegi me ikkagi kaitsta elupaika, me saame säilitada siinsel elulaadi. Ja kui me räägime neist samadest rannaniitudest, siis aastal 2000 oli ligikaudu veel 5000 hektarit. Täna me räägime 8500 hektarist, mis on tegelikult taastatud, mis on hoolduses. Ja jällegi küsimus on kaitse jätkusuutlikkuses. Et üks oluline meede on täna, põllumajandusmeede ongi nende samade poolooduslike koosluste, siis konkreetselt siin rannaniitude hooldamine, selle hooldamise toetamine ja samal ajal võime ka näha, et niisugustes looduskaitse olulistes piirkondades, Matsalus, Läänerannikul tõesti ka maaelu on muutunud. Piimakarjadelt on üle mindud lihakarjadele ja tänaseks 10 aastat on tegelikult seda tööd nüüd tehtud. Eestis aastast 2001 algasid poollooduslike koosluse toetusskeemid. Täna on kujunenud juba suhteliselt suured lihaveiste karjad, nii et siin on jätkusuutlikkus on tekkimas ja juba tekkinud. Aga samal ajal on neid kõresid ikkagi ju vähemaks jäänud aasta-aastalt. Ikka, sest täna me alles laiendame ja valmistame ette elupaiku, sest nagu liikidega ikka, kui see plats, kus ta tegutseb, on väike, kui see on väike niit, see on väike rannaniit, siis on ka röövlus suur. See tähendab, kõik teavad, kuhu tulla ja kerge vaevaga saavad oma saagi kätte. See tähendab, et ühelt poolt tuleb mingi ajani tagada see, et olemasolevad siis saarpopulatsioonid säiliksid ja vajadusel ka ette kasvatada mingil ajal väikesi konni, sest et kullese saatus on tihti hoopis kurvem kui juba väikesel konnal. Väikene konn on juba natuke rohkem õppinud ellu jääma. Ta ei ole enam päris toit. Aga samal ajal peab teiselt poolt vastu tulema tõesti laiendatud elupaik, kus liik saab oma eluringi ära elada ja kus ka röövloomal on see siis nastik, on see rebane, on keeruline teda kätte saada. Ma saan aru, et te olete väga optimistlik ja üsna kindel selles, et kõrede arvukust on Eestis ikkagi võimalik nii-öelda kõrgemale tõsta. Seda tööd on tehtud tegelikult pikalt. Aastal 2003 sai valmis esimene kava ja esimese kava eesmärgid olid tagasihoidlikud, säilitada olemasolevad populatsioonid ning laiendada elupaiku. No seda ei ole ju täidetud, olemasolevaid populatsioone nii palju ikkagi ei ole. No olemasolevad populatsioonidest on viidud uutesse elupaikadesse ikkagi materjali ehk rannaniitudele. Aga tõesti tuleb rõhutada, et nende tegevuste puhul tuleb alati mõelda, mis me selle eest saame ja mis me saada võime, sest see sama jätkusuutlikkus. Kui me räägime siin liigikaitsest, siis väga palju raha on näiteks Hispaanias pandud niisuguse põneva liigi nagu Iberia ilves, kes on meie ilvesest pisut väiksem, aga muidu ilves, mis ilves, taastamist elab tema sääl avamaastikul, toitub paljuski lindudest ja tema käsi jääb väga halvasti. Ikka kriitilisel piiril on see populatsioon ja ma tean, et üsna üks kallis projekt oli selline, et tema toidubaasi tagada. Selleks sisuliselt paigaldati sinna lagedatele aladele, niidualadele automaadid, kust aeg-ajalt tulid välja kanad. Et tal oleks siis toidubaas, aga sellised ettevõtmised on juba üsna küsitavad, sest et kui tal ei ole toitu, siis need projektid lõpevad siis, kui lõpeb raha.
ja lõpevad kanad, eks ju, piltlikult öeldes. See küsimus võib kõlada üsna küüniliselt, aga siiski lõpetuseks, miks üldse kõrest nii palju Eestis räägitakse ja miks tegelikult on ka seda konkreetset tegevuskava säilimiseks vaja? Me teame, mismoodi liikidel laialt käib käsi ja kindlasti on teisi samasuguseid liike, ohustatud liike Eestis ka. Jah, kindlasti on olemas just nimelt niisugused lipulaevaliigid või märkliigid. Kaitstes kõret me kaitseme kümneid teisi ohustatud liike, kes selle elupaigal elavad ja paljusid neist me ka veel ei tea. Nii et kõre on lihtsalt üks märk, millest rääkides me saame aru, mida me teeme. Ja koos temaga me kaitseme kümneid, ma arvan, sadu liike ja ka tegelikult eluviisi. Suure tähtena hommikul tulema.